Tere sulle! Mõtlesin, et teen sellise lugemise nagu sõpruse ja armastuse lugemise üldkollektiivile. Et kui sa soovid sellist personaalset lugemist, kaardi lugemist või seanssi mingi teemaga, kas suhtevaldkonnas või millegi muuga, siis võta minuga ühendust ja saab teha kaugseansi variandis kui ka kohapeal Tallinna kesklinnas. Kuid vaatame, ma sain täna uued kaardid. Jah, vaatame mingid märksõnad alguses, üldmärksõnad. Kolm kaarti umbes võtan. Ja tuligi nii, nagu tuli. Näita. Tulevad hästi sellised nagu muutuste kesksed kaardid. Tuleb esimene maja, samas juured, eks ju, juurkeskus ka on ju. Kutse, järgijaskond, mid-heaven, minu jaoks on see nagu ka keskpäike ja üles tõusmisprotsess, entrance, et hästi arrival ja nagu uute algust hästi selline keskne. Ühtsustunne, järgijaskond, rohkem isegi ma ütleks, et grupp, eks ju, kes on ühenduses nii hingeperega kui ka täheperekonnaga, nii juurtega kui ka hingeperega, ühesõnaga maised ja ebamaised suhted, sõprus ja armastus. Vaatame minu kaardidega veel lähemalt, ma juba lisasin mõned reiki kaardid ka siia veel juurde. Kui sõprusest rääkida, siis tuleb intuitsioon, sisetunne, kõhutunne, kaitse, ingel. Ma ütlesin, siin on hästi ebamaised ka ja tuleb ka 5. ja 6. maja, nii et siin on esindatud 1., 2. ja 5. ja 6. maja. 6. maja. Eks ühesõnaga tegelikult läbi töö, läbi mängulisuse, aga ka läbi ühiste juurte. Siis näiteks ka Eestimaa, eks ju. Ühendus on näiteks Eestimaa, emamaa. Nii. Ja ressursi jagamine, ehk siis oma annete jagamine mingis osas ka, et siin tahab esile tulla sõpruse ja armastuse valdkonnas. Ma võtan selle portsu, vaatan kohe, mis siit tuleb. Podcast, teadlikkus, õiglus, ülemkohus, kaitse. Kõigil on ligipääs elu piiramatutele andidele. Elu on töö ja mängu vahel tasakaalus ja see kordub. 5. 6. maja. Minu kodu täidab kõik minu soovid ja vajadused. Ühesõnaga, siin on inimesed, kellel on sarnased väärtused või sarnane ajalugu või mingi selline, et see ühendab. See on selline, mis on selline ja igaüks justkui nagu otsib vastuseid või otsib mingit ressursiallikat või oma annetele mingit suunda. Ja siin on visionäärid, sellised, kes mõtlevad suuremalt ja kes sütitavad teineteist mingis osas, inspireerivad selles mõttes. Ja tuleb ka niisugune nagu vastutustunne, et on küll mängulisus, aga on ka töö ja rutiin ja kohustused, et niisugune tasakaal selle vahel. Ja kui ma hakkan nüüd mõtlema, siis tegelikult läbi elu juba lapsest saati olen mina olnud suguvõsas siis selline, igas suguvõsas on oma šamaan või šamanka tegelikult. Selline, kes
ei taidle, ei vastandu mitte kellegiga, võtab kõik omaks, kõik varjud ja valgused kõikidel lepib sellega, aktsepteerib seda. Saab aru, et see on osaline vihje ka tema eelmiste elude kohta, aga võib-olla selles elus on ta rohkem nagu kaugemale jõudnud selles osas, et oskab vaadelda asju tasakaalupunktist. Igas suguvõsas on selline šamaan või šamanka, kes oskab seda teha, et ta on väga külluslik, ressursirikas ja kuigi tema vaatab kõiki tasakaalupunktis, siis teda tihtilugu vaadatakse hoopiski kadedusega, mitte heatahtlikult. Et siin on sellised inimesed, kes on siis nagu sellepärast rohkem hinge perekonna Star Family'ga nagu kokku puutunud, sest nad võib-olla ei leia selles osas mõistmist oma sellest suguvõsast, sest nad on, kuidas öelda, see on lihtsalt nende South Node'i peegeldus. Ja ta ei taha draamades osaleda, kus vastandutakse. Tema on integratsioonitöö ära teinud, tema on mõistnud kõikide näinud kõiki inimesi reaalselt või autentselt nii-öelda, hinnanguid andmata, saanud aru, mis on nende teed, mis on nende õppetunnid ja nii edasi ja liikunud edasi, et ta nagu väga palju õppinud ja abistanud selles osas ja võib-olla isegi lapsest saati ja lapsena ta ei teadnudki, et sellest saab tema elutöö võib-olla või hingekutse sissetuleku allikas. Noh, et selles mõttes ta on kasvanud läbi selle töö ja see ei ole selle elu kasv, see on läbi elude kasv, sest mina olen seda usku, seda ei ole kuskil väljendatud, kuid mina olen seda usku, et kõik karakterid sinu suguvõsas on sinu eelmiste elude väljendus või siis tuleva elu. Oleneb, kas sa oled välja arenenud, kasvanud sellest või õppinud hingeõppetunnid ära või sul on veel ees mingid. Aga tihtilugu, kui sa oled oma täheperekonnaga pühenduses, siis see on sinu eelmiste elude juba õpitud õppetunnid tihtilugu, kui sa pead nagu edasi liikuma. Ja väga huvitav, et minu elus, ma olen pühvli aastal sündinud, et minu elus on alati olnud nii, et ma olen justkui sellise nagu vastutustunde õpetaja või kasvataja või inspiraator. Ja ma olen seda tähele pannud, ma olen seda lapsest saati teinud nii omadele, aga ka täiesti võõrastele. Ja tihtilugu just poisid või meesterahvad, mul nagu koostöö millegi pärast on eriti selle suunaga. Võib-olla sellepärast, et ma olen tasakaalustanud endas mees kui naisenergiat ja ma oskan läheneda sellele. Ja ma näen, et siin on ka selles mõttes, et see on rohkem nagu leinaprotsess. Tihti meestele või poistele ei õpetata läbida leinasid, vaid öeldakse, et sa pead tugev olema, kannatlik olema, kõigest läbi minema, nagu sõdur, eks ju, ja nii edasi. Aga tihtilugu see takerdab. Nende mingi teema jääb kinni. Neil on raskem lahti lasta, aga on hea seda nagu suunata. Aga on väga paljusid, kes seda ei taha, kes ei taha areneda, kes ei taha vastutust võtta terve elu ja nii edasi, et see on natuke ka ebaküpsuse tunnus. Tihti minnakse ka siis nii-öelda natukene ka turri või toksiliseks, nagu töötatakse iseenda vastu. Kui jäädakse mingi leinaetappi kinni, kas siis lapsepõlve või eelmisse ellu või kuhugi eelmisse suhtesse kinni, siis nagu jäädakse kas kurvameelsusesse või viha energiasse kinni, et see on nagu leinaprotsessi läbimine on väga tähtis. Ma olen tähele pannud, et läbi elu mul on niimoodi, ma olen õpetaja rollis olnud isegi lapsena ja tulnud ja läinud ehk õpetanud mingit osa läbima või tasakaalustama ja hingeõppetund on ära õpitud või tehtud, jagatud, siis on nagu lähen edasi. Ja mul on ka nii, et
kui aga ma näen, et inimene ei ole valmis õppima, et ta tahabki jääda kinni sinna, isegi kui ta ise kannatab, isegi kui tema ümbrus kannatab, ümbruskondlased kannatavad, aga ta ikka jääb nagu kinni, siis ma tavaliselt lõikan ära selle hingesideme, siis ma loobun sellest lepingust, sest see käib juba minu arvelt muidu. Et see on nagu ka õige õpetaja, et sa lased lahti, oled sõltumatu selles osas. Ja niimoodi on seotud, isegi mu sünnikaardis öeldakse, et kuidagi nagu maskuliiniga mul parem koostöö kui femininiga. Miks? Kuidagi sünergilisem koostöö, mõistmine, rahu, draamavaba on niisugune suhtlus, et mulle nagu sobib selline, mulle meeldib rahumeelsus. Rahumeelsus, mitte niisugused, jah, niisama klatsid ja asjad, see mind ei huvita. Mulle meeldib selline konkreetsus, lahenduskesksus, arvatavasti sellepärast on nagu mul olnud läbi elu sellega. Ja ma olen ka läbi elu tundma õppinud niisugust nagu maskuliini hingeelu ja mõistnud nii oma lastelt, oma isalt kui vanaisadelt, kui oma töökaaslastelt, kui elukaaslaselt olen nagu õppinud seda süvitsi tundma. Ja keskmisest rohkem õppima selle kohta ja see on niisugune huvitav. Ja mis ma tahan öelda, et ka koolis tegelikult on, kui sa hakkad mõtlema spirituaalselt ka kooli etappe, siis ka seal on tegelikult esimene klass on justkui nagu see esimene maja või tegutsemine, ma alustan midagi, ma iseseisvun, mu identiteet on ju laieneb rohkem, ei ole enam lasteaed, eks ju, on kool ja nii, et see on ka tegelikult leinaprotsessist üleminek. Teine klass on, kui sa hakkad õppima võib-olla oma andeid, oma suhtluskond laieneb, eks ju, võib-olla on ka esimesed armumised, teemad, särgid, värgid. Kolmas on, kus sa hakkad enesekindlust tundma, enda väekeskus, hakkad tahtma ja oma eesmärke ellu viima, võib-olla tegutsema selles suunas, eks ju, rohkem. Neljas on, tuled südamekeskusesse, kodutundes iseenda sees. 5. klass hakkad rohkem ennast väljendama, jälle mingi etapp on läbi, algklassid on läbi, uus etapp, ma hakkan nüüd ennast väljendama rohkem. Võib-olla on ka koolis selliseid mingid, selles klassis on ka võib-olla mingid uurimustööd või mingid kaitsmised, kus sa pead nagu mingi töö tegema ja esitlema seda kas klassi ees või kooli ees. Natukene ka selline, eks ju, ka jällegi loomingu väljendus, eks ju, anded, nende rakendamine. 6. on selline rutiin, töö, edasiminek. 7. klass on, mulle seostub see nagu kaarikuga. Et seal nagu justkui nagu oleks abirattad, hakatakse vaikselt juba nagu eemaldama elust, et hakatakse rohkem iseseisvuma ehk liikuma edasi tasakaalupunktist, ema-isa integratsioonitööst, aga juba ilma, katsetatakse ilma abiratasteta edasi liikumist, ehk siis rohkem iseseisvumist õppimisel, igapäevaelus ja nii edasi. Ma arvan, et isegi natukene 6. klassis seda harjutatakse, aga kindlasti paljudel on ka varem. Mina olin näiteks juba 2. klassis, käisin tööl, tegin endale ise süüa ja sellised asjad, aga see on individuaalne lihtsalt, kuid kuidagi nagu need numeroloogiline või astroloogiline mõjutus siin on ka kooliklassides. Ja 8. on juba selline nagu küllus, et sa tunned, et sa tunned ennast väärtuslikuna, sa tunned, et sa iseseisvud, sa lood ise oma külluse, oma õnne, sa oled ise oma õnne sepp, sa ise vastutad oma asjade eest. See, kuidas sa teed või millal sa teed või kuidas sa organiseerid, sellel on kõik põhjus tagajärg. Ja kuidas sa oma asjade eest hoolitsed või iseenda eest hoolitsed, sellel on ka kohene efekt. Ja 9. on justkui nagu mingi ringide lõpetamine.
iseseisvumine veelgi rohkem ka. Võib-olla endasse ka vaatamine rohkem, kas siis suhete osas või siis iseenda tundmine, on ju, mis on siis need minu hingekutsed, mida ma siis elus üldsegi tahan teha, mis tööd ma tahaksin teha, kuidas, mis edasi peale kooli, milline partner mulle meeldiks, millised sõbrad mul on, põhjust hakatakse rohkem nagu mustreid märkama. Ja tegelikult numeroloogias ongi 9 siis viimane number justkui, et siis hakkab otsast peale see 1, siis hakkab uus elukool peale, no niimoodi, 1 ja 10 ja 1 ja nii edasi, 11 ja 12, 3. Aga et justkui nagu hakkab korduma mingi muster, küll uuel tasandil, uuel spiraalsel tasandil, kuid hakkab nagu mingi ülevaatlikkus või küpsemas vormis korduma. See on, mis ma olen tähele pannud, et isegi seal on seaduspärasused. Isegi seal on sellised huvitavad nüansid ka selle kooliaasta jooksul nii-öelda. Ja kui keegi jääb näiteks mingit kordama, mingit ainet või aastat, kooliaastat tähendab, siis võib seal olla ka seos näiteks selle teemaga, mida ma just kirjeldasin. Et seal võib olla kas takistus, kas energiakeskuses või siis mingis majas või numeroloogiliselt mingis osas. Kuhugi on nagu kinni jäädud mingi teemaga, mingi hinge arengu teemaga. Ja seda on siis võimalik ju vabastada. Ja kui sa seda vabastad, hea, kui sa vabastad õppeaasta jooksul või enne seda, oled teadlik sellest ja vabastad, siis on kuidagi nagu kõik teed valla sulle. Millegipärast ma tahtsin seda siin rääkida. Sest ma tajun ka seda, olen tähele pannud, et minul on olnud näiteks niimoodi, et ma olen lasteaias saati kuni 12. klassini. Pool meie klassist oli siis tegelikult ka lasteaias saati, kohe esimesest rühmast saati, 3-aastasest umbes saati siis kuni 12. klassini välja. Väga paljud seal siis käisime kõik need aastad, eks ju. Nii lasteaias kui ka koolis koos ja ma olen tähele pannud, et sellised teatud arhetüüpid kujunevad välja siis sellistes gruppides, mis on nagu hingegrupina juba ammu enne siia maale tulekut kokku lepitud. Ja nad jäävad justkui korduma, inimesed nagu muutuvad, kuid sellised nagu suhtedünaamikad jäävad korduma. Küll uues võtmes, uues arengus, kuid on selline selgelt tuntav äratundmine, mis on nagu tore. Ja sellepärast ma võib-olla selle sõpruse, armastuse ja sõpruse punktis tahtsin selle tuua, sest läksin väga sügavaks nii-öelda. Et kuidas meie eluolu ja meie koolielu ja meie lasteaiaelu, kõik nagu seal on mingi läbiv joon, eluliin nii-öelda. Et mida on hea märgata ja koos edasi liikuda selles osas, sest see ongi nagu mingi hingefragmendid meie täheperekonnast, mis käivad meiega kaasas nii-öelda, meie aura sisse tikitud. Ja näen, et siin on ka töömelu, et ongi tegelikult kool on ka nagu töö ja anded ja siin on loomulikult ka armastus ja küllus kuidagi ühenduses sellega, eks ju, esimesed armastused ju tulevad läbi selle ja mõnikord mingi asi jääb korduma, eks ju. Niimoodi toimub nagu kasv ja areng. Läbi sõpruse, läbi armastuse, läbi hoolimise, läbi koostöö. North Node tuleb mitmes kohas välja, jah.
tuleviku mina, visioon elule, et siin on visionäärid, kes tunnen ka, et siin on sellised, kes küll on targad ja on traditsioonilised, kuid nad näevad ka raamidest välja natuke laiemalt. Ja tänu sellele on neil külluslikum elu. Tänu sellele neil on sügavalt rahuldust pakkuv elu. Ja ei ole ainult raha, vaid on ka küllus või rõõm või rahulolu, heaolu. Selline. Kuidagi. Ja siin ei oma, mis hinded sul koolis olid, see ei oma tähtsust, vaid selline nagu vaatenurk või maailmavaade. Natuke teistsugune. Vaata, mis see tähendab. Ja, et igasuguse negatiivsuse vastu aitab ja kadedate vastu aitab see, kui sa kirega teed oma asja. Kui sa ei anna alla, okei, tegid midagi, liigud oma teekonnal ja sa ei karda eksida. Ja kui sa eksisid, proovid uuesti, läks valesti, see uuesti. Ka koolis ju. Ei tasu olla kurb selle pärast, kui läks sassi. Saab uuesti alati proovida. Kuniks kõik õnnestub. Ja selline nagu kirg nakatab ka teisi. Ja ta on tegelikult paadunud negatiivsuse või negatiivistide eemaldaja. Läbilõikaja, crap cutter on ju. Tühistaja. Ja siin tuleb mitu korda läbi, et siin on keha, meele ja hinge terviklikkuse grupp. Et on nii maisus kui ebamaisus ollakse selle mõlemaga ühenduses ja armastus ja küllus tuleb mitmel korral välja. Meditsiiniline empaat. Loon enesele uue turvalise tuleviku. Mis see meditsiiniline empaat ütleb? Ütleb valed välja. Meditsiiniline empaat on sellega seoses, et siin on inimesed, kes on emotsionaalselt intelligentsed. Nii enda kui teineteise suhtes. Ja see viib neid kaugele. Ja mingid hämamised või takistused neid ei takista. Nad on tugevad, nii koos kui ka üksinda. Nad on ühenduses kõrgema teadvusega, kas siis teadlikult, tahtlikult või ebateadlikult ja sellepärast on nad julged, tugevad ja vastupidavad. Nad on meistrid ja kui veel ei ole, tulge mu Reiki kursusele, e-kursusele ja saage selleks. Ja kui neil on segadus, siis nad võtavad aja endale, korrastavad ja tuletavad endale meelde, kus nende põhjanael on. Ja sõit läheb edasi. Ja juba ilma abiratasteta iseseisvalt, sõltumatult tuleb 2 korra läbi, tühistan, kustutan, puhastan, kaitsen. Siin võib olla ka inimesi, kellel on meediumi andeid. Armastus, sõprus toetab neid. Kas suguvõsa teel või sõber keegi, kes on lahkunud siit ilmast, on neile kaitseingel. See tuli juba 2 korraga läbi. Et luua tasakaal, no matter what. Ja see loob teatud mõttes nagu usalduse elu suhtes ka, isegi kui on väljakutseid. Et mingid valed, kadedused, negatiivsus, see kõik paljastub, see kõik kukub ära. Raamid ei hoia paigas. Ja siin on ka ühendus teispoolsusega. Usutakse sellisesse ebamaisusesse ikkagi ka. Kas siis täheperekonda, kas siis elu peale surma või oma kaitseinglitesse, siin usaldatakse seda. Ja sellepärast on kuidagi nagu kergem ka. Et selline sõpruse ja armastuse lugemine, et ühisväljatöö on kellelgi vaja siin, uus algus.
Muide, need sümptomid, mis ma ütlesin ennem ühes videos siin eelnevas, et on krooksud või köha või haigutamine. Ma panin tähele, et see praegu on kollektiivse ärkamise sümptom, by the way, meditsiiniline empaat tuli siit läbi, seepärast ma toon selle. Et ma nägin täna hommikul kollektiivset, tähendab rahvusvahelist ingliskeelset sõnumit, et see ongi kollektiivne sümptom. Ja et ma sain kinnitusi sellele, et see ei ole ainult minul nii, mul on vahet pidamata täiesti, see puhastab meie kurgukeskust, meie energiakeskuseid blokeeringutest, et suhtlus oleks vabam, selgem, konkreetsem, puhtam ja aktiivsem, mitte uinunud olekus, mitte allasurutud olekus. Ja see on mitte ainult Eestis, mitte ainult minul, vaid lausa rahvusvahelisel tasandil selline sümptom ühisväljas on spirituaalse ärkamise sümptom, see on selline vaikne, võib-olla mõne jaoks märkamatu, mina tunnen, et see on ebatavaliselt aktiivne. Et kuigi ma olen niikuinii suhtleja olnud läbi elu, aga siin on juba nagu mingi level up puhastus või vabastus või eeltöö või. Ja ma näen, et see ei ole ainult minul nii. Seepärast ma seda ka jagasin, et kui sa tunned ennast nüüd ära, mõtled, jah, ma tõesti rohkem ja krooksu või mis veel, haigutamine ka. See kõik vabastab, puhastab, selline, see on kõik normaalne. Ja ma tahan seda ka öelda, et mul on hetkel lapsel kaugõppe, ja mul on nagu koormus ka suurem, kuid ma ikkagi võtan vastu kaugseansina või koha peal kliente, kui sul on mingi teemaga seoses, on see siis suhted või mingi muu teemaga seoses, kas sa soovid kaarte, et ma vaatan oma uute kaartidega või sul on mingi vestlusteraapia vormis või üldsegi tule Reiki e-kursusele, mis on ka selline, aitab sul, kui sa praegu ennast ära ei tundnud siin kollektiivses lugemises, siis võib-olla see on märguanne või äratus, et saa sellest osa, ärata see endas, tule sellele Reiki e-kursusele, kui sa juba ei ole käinud. Aga ma tunnen, et väga paljud siin on justkui nagu tundsid ennast ära. Võib-olla ka need, kes on juba Reiki kursusel käinud, aga minu kursus on hoopis teistsugune. Et isegi kui sa oled varem käinud Reiki kursustel, siis see on uuest tahust vaadatuna, see on ikkagi mariselik vaata, teistsugune. Mis sinna, kaugreiki tuleb ka siit just. Et saadan teile siis sellist kaugreikit, hobuseaasta toredust, aktiivsust ja sellist, aga mitte lihtsalt aktiivsust kui sellist, vaid mina olen alati selline, kes mõtleb läbi enne, kui ta hakkab toimetama või tegutsema. Et see tegutsemine või aktiivsus oleks mõtestatud, teadlik, läbimõeldud, paika pandud. Et ta oleks nagu kindel, alalisem, toimivam, eesmärgistatud, fokusseeritud. Ma kunagi ei alusta lihtsalt pea ees tulla ja võib-olla see on ka üks hobuseaasta võib-olla õppetund väga paljudele. Et seda siiski võtta enne aega ja mõelda läbi, et mis on sinu jaoks. Äkki sa oled hoopiski kellegi teise eesmärki täitmas, sõbra eesmärki täitmas, et kuuluda, et ühtsust tunnet tunda. Aga ära unusta oma individuaalsust, sest number 1, 2026 on individuaalsus, sina, identiteet, sina ise. Ära kaota seda, ära võrdle ennast, ära leia iseennast, see tõeline olemus, veevala ajastu soosib seda. Leia tasakaal iseenda sees, ära võrdle, ära vastandu, ära võimu võitle. Miks ei leia enda sees see tasakaal? Sa ise terviklikuks. Sa muidu tõestad, et sa oled poolik, aga sa oled alati tervik. Lihtsalt suundu enda sisse, leia sa üles, taasta see endas, ärata see endas. Sest veevala ajastu soosib
tõelise olemuse ja tõelise meie tee North Node'i pühendumist sellele. Väga palju, suur ports kurjust kaob ära, kui me ei võrdle ennast teineteisega, vaid leiame iseenda keskme ja tasakaalu. Ja Reiki on selleks suurepärane abimees. Et tunda ennast kui terviklikult. See on terviklikkuse holistilise maailmavaatelise baasil. Tervendus selline. See tervendab rohkem, kui me oskame arvata. See on nii emotsionaalselt intelligentne ja üldse universaalselt armastav energia, et ta tervendab rohkem, kui me oskame oodata, nagu tõeline armastus seda ka teeb tegelikult. Et seal ei ole ootustel ruumi, aga seal on nagu aeg avardub ja kõik avardub ja on oodatust rohkem nii-öelda lihtsalt olemisega panustav. Aitäh sulle! Pane like, kui see sind kõnetas ja kohtumiseni!